Meie tänases meistrinurgas otsustasin ma natukene rääkida voodrilauast. Meil eestlastel on üldiselt selline arvamus, et voodrilauda me kasutame ainult saunas ja öeldaksegi nii, et paned voodrilaua seina, see on nagu saunasein. Tegelikult päris nii see ei ole. Kui voodrilauda oskuslikult ära kasutada, siis võib sellest teha väga huvitavaid interjööri elemente, võib kasutada paneelidena, võib teda panna üksikutesse seintesse. Sugugi ei panema nii, et me paneme kõik ühelaiused lauad seina, vaid saame kasutada erineva laiusega laudu. Ühesõnaga, võimalusi ja variante on palju. Kus saada ideid? Mina heitsin pilgu, nii nagu ikka, kui puidust juttu, Puumarketi koduleheküljele, sealt edasi klikkides siis Pinteresti keskkonda. Nii et kui teilgi on plaanis remonti tegema hakata, siis üks koht, kust häid ideid leida, on Puumarketi Pinteresti keskkond. Ja räägiks kahe sõnaga sellest, kuidas laud seina saada. Voodrilaua kinnitamisel mina isiklikult eelistaksin ikkagi voodrilaua klambreid, mis paigaldatakse voodrilaua soone siia alumisse külge ja kinnitatakse siis roovi külge, kas naela või kruviga. Mul on siin praegu võetud 5 mm klamber ja näete, laud on tegelikult kuskil 3 mm servaga, nii et klamber praktiliselt loksub ja seda kasutada ei tohiks. Võtan siit number 3 klambri, see istub täpselt paika ja hoiab laua kenasti korralikult tugevalt kinni. Siit alt letist ma leidsin ka spetsiaalse voodrilaua klambri naela, kuid on olemas ka voodrilaua klambri kruvid. Kui te küsiksite praegu minu käest, kumba ma eelistan, kas naela või kruvi, siis ausalt öelda, mina isiklikult eelistaksin rohkem kruvi, seepärast, et naela aambriga päris lõpuni lüüa ei saa, seal peab kasutama veel torni vahele, nii et kasutaksin selliseid üheaugulisi klambreid, mida kinnitatakse kruviga. Ühte asja ma tahaksin voodrilauast veel rääkida, aga selleks ma lähen teisest endi juurde. Siin Puumarketi näidiste seinal on sisevoodrilaua rida, näete kui pikk, on mändi, kuuske järjest ta tuleb, tundub hetkel vaadates just nagu võiks sisevoodriks kasutada ainult mändi või kuuske, kuid tegelikult heidame pilgu siia. Saunamaterjali kirjal on ka teist lauda, haaba, leppa, termoleppa, väga huvitava väljanägemisega. Mis ma tahtsin sellega öelda? Ma tahtsin sellega öelda seda, et see materjal, mis on saunamaterjali kirjas, seda sobib ka tuppa panna, nii et valikuvõimalused, millist puitu kasutada, on üsnagi suured. Tasub ainult mõelda ja ideid korjata. Sügistuuled on praeguseks hetkeks ilmselt meie kodude aknad juba korralikult ära testinud ja kõigil, kellel aknad ei ole tihedad, on see täiesti selgeks juba saanud. Seepärast tahtsin natukene rääkida akende tihendamisest. Tänapäeval on olemas selline spetsiaalne teip, mis on mõeldud akende kinni kleepimiseks. Tegemist on siis teibiga, nii nagu teibil ikka, ühe külje peal on liim ja ta on sellise natukene kile ja pinnaga. Kile ja spind, see tähendab, ta peab tuult tõepoolest hästi. Ta tuleb ka kevadel korralikult maha. On olemas spetsiaalne teibi liimi eemaldus aerosool. Et juhul, kui nüüd teibi liimi jäljed jäävad pinnale, siis sellega saab korralikult need pinnad ära puhastada. Ning üks asi veel. Kui teie aknad ikka tundusid külmana, siis on olemas selline spetsiaalne termokile, mille saab panna kolmandaks klaasiks akendele või ka teiseks klaasiks, sõltuvalt millised teie aknad on. Siin komplektis on olemas teip, on olemas kile, see kinnitatakse akna raami või akna ava peale, kergelt kuumutatakse fööniga või kuuma õhupuhuriga, see kile tõmbab sirgeks ja teil on kolmas klaas olemise tuba natukene taas soojem.